veel isegi kõike põhikoosseisu mänge nõndanimetatud poisse, kes põhikoosseisus peaksid olema, ei ole veel isegi kõike päris hästi trennis näinud, et seoses mõnede poissid nii töö kui ammu seda mängu juba väga oodanud, et 1. aprillil on teatavasti juba algab liiga ja esimene mäng alles, nii et see on väga-väga vajalik ja väga oodatud mäng. Kui vaadata selle aasta meeskonna koosseisu, siis on toimunud nii mõnedki muudatused. Kas see on meeskonnale pigem positiivne või negatiivne? Ma arvan, et klubile on see väga positiivne, et mitte sellel taustal, et meie klubist lähevad mängijad ära, vaid vastupidi, et meie klubi noormängijad ja mõned veel on saanud mängima siin esiliiga klubidesse sellest Haapsalu 3. liigast ja mõned poisid lausa kogude liigadest. See teeb au ja head meelt. Muidugi samas ta natukene kindlasti nõrgendab meie klubi mängu, aga anname jällegi, et anname võimaluse teistele noorematele ennast tõestada ja meil on head poisid seal ees olemas ja näitavad meile kindlasti, et kõik on võimalik ka siit väiksest klubist ja jõuda kaugemale tiimlasse. Hooajaeelne ettevalmistusperiood on kestnud juba mõnda aega. Kuidas olete rahul poiste valmistumisega või nii-öelda seisvaks hooajaks ja milline on hetkel meeskonna sisene õhkkond? Ma arvan, et ma olen poistega rahul. Et kindlasti on ju poisid kõik käivad koolis, et meil on väga üksikud poisid, kes töötavad ja töö kõrvalt trennis käia on keeruline, aga koolipoisid on tublid, tahavad ja ma olen hästi poistega rahul ja meil on läinud enam-vähem ettevalmistus on läinud hästi, tuleb alati selle jutuga meelde, et ma hakkan nagu Eestis usatajad rääkima, me oleme teinud väga head tööd, aga praegu 60, aga ma arvan, et meie ettevalmistus on läinud hästi ja oleme ju siin kaasanud ka Jalgpalliliidu treenerit Teemu Tülpi ja temaga koos proovinud ikkagi step by step minna sinna võistluseelsele olukorrale lähemale ja kogu aeg tõstnud seda